Tere, härra. Mis sa vaatad? Loodust. Okei. Õige. Loodust peab vaatama. Tema meil nüüd just sõi. Tema on siis meil natuke üle 3 kuu vana juba. Täitsa selline tegija vende. Ja, no muidugi veel jalad veel ei kanna. No mis ei peagi. Uudishimulik. Ja oleme siin Võrtsu ääres, et tulime ikkagi võimalust kasutama, et mul on siin selline tööasjad ja looduses olemine käsikäes hetkel. Et jõudsimegi siin hilja, aegu alles, kell on 13:41, 2 on saamas. Siin sain juba teatud töötoimetusi teha ja natuke veel neid teha edasi. Ja siis on kolmapäev ja natuke tuuline. Vaatame, oleme siin lihtsalt, et ei ole palju loodusesse jõudnud. Ilmad on nagu on ja muud kohustused ka. Siis kasutasime ikkagi võimalust tulla Võrtsu äärde. Tammepaljandi matkarada on siin all. Et siin on selline kuristik. Siis tulingi hindama, et kuidas siia telk näiteks sobiks, meie telk. Siin on üks selline platsikene. Meie telk mahuks ära. Telk on meil kaasas, ega meil on auto suht niimoodi pakitud, kuigi ei tea. Ma arvan, et telkimine täna ei ole võib-olla prioriteet, vaid lihtsalt olla looduses, pojaga vaheldus siin. Tema toas ka alati ei taha enam magada seal oma võrevoodis ja siis teda magama kussutada on ka tükk tööd. Ja siis ta magabki umbes pool tundi, 3 tundi ja siis kordub protsess, et vankriga jääb ta paremini magama ka. Et siis siin looduses päevauned ja olemised on tal ka mõnusamad, kuigi natuke on tuuline. Tuul, päris soe ei ole, aga poja on siis paksemalt riides ja mingit vihma ka võib-olla lubab siin, eks siis näeme. Ühesõnaga kokkuvõttes me ei kiirusta. Mina teen oma tööasju, plaan on grilli teha, vaadata, uurida, näidata teile seda ala. See on nüüd selline lõkkeplats, mis ei ole RMK kaardil. Eks ta on siis tehtud teistest fondidest. Tammepaljandi matkarada, lühike matkarada on muidugi kaardi peal olemas. Et see algus on sealpool, me enne korra sõitsime. See oli hästi päikseline ja avar, et võib-olla sealt filmib ka tagasi minnes. Et siis näete, see on tegelikult koht, kus meie filmisime kunagi oma kõige esimese video. Seda videot me ei ole avalikuks teinud, sest seal oli kunagi võib-olla paneme, see oli talvine video. Aga esimene video ikka harjutamise asi alles tundus niivõrd võõras ja kõik imelik, et siis ta jäigi avalikustamata kuni tänase päevani. Et siin oleme ühe video teinud, aga nüüd siis veel, et raja peale me vankriga vist kahjuks minna ei saa, see on selline rada. Siit ta tuleb veel ülevalt niimoodi, et alt läheb, siis tuleb üles ja tuleb ülevalt siit niimoodi tagasi. Et see kuristiku äär siin vankerdatav ei ole, kitsas ka. Väikeste lastega siia ärge tulge sellele platsile, et siin ei saa nende turvalisust tagada. Ja ega siin ma vaatasingi, et kui ma panen oma Decathloni siia, siis ta täpselt mahub, aga minu kaar tulebki siia kuskile ääre peale. Ja peaksingi vaiad siia sisse ääres kuskilt niimoodi pistma, aga kuidas ma siia ise mahun siia nüüd telgi ja kuristiku vahele on ju, ei ole selline plaangi. Viljavõtuaeg on juba käes ja
Oleks poiss suurem praegu, oleks tal põnev vaadata kohe. Ma tegelikult isegi mõtlesin, et äkki tal oleks põnev vaadata, aga tihti ei magama just. Aga meil jäi poja just magama, aga tema ei pane tähele. Temal on chill. Ja siis see rakett aitab meid ka. Võbeleb. Väike, õigemini päris suur lepatriinu. Ma ei teegi, kuidas see kaamerasse näha jääb. Juma ikka nii kunstlik ei ole. Täitsa ehedalt. Vaata, Preili peseb meil nüüd keemiavaba pesuvahenditega pesu, et siis isegi lepatriinule meeldib. Tuul on ikka päris vali siin ja mõtlesin, et näitakski teile ühte toredat asja, mis võiks ju autos kõigil olemas olla. Meil on siis kaasas selline Travel Care Bushman tarp. See on siis 4x4 meetrit, et ta on päris suur. Aga seda annab kokku voltida väiksemaks. Ja praegu lihtsalt, kuna mul siia puhub niivõrd palju peale, siis mõte ongi mul siia teha väike niimoodi seinakene, et mitte nüüd kogu ilusat vaadet nüüd ära varjata, vaid nii palju, et mul kontorala jääb siia varju taha ja siis näen nii-öelda kõrvalt kõike muud ka. Ega see on nüüd esimest korda meil kasutuses ja alati nad on niimoodi esimest korda väga hästi ära pakitud, aga annab teda hiljem sinna tagasi ka panna. Ja see on siis tegelikult meil just selles mõttes hea, et külmematel ilmadel hakkab temast ka kasu olema, et üks pool on siis oliivroheline ja teine pool on siis foolium. Peegeldab isoleeritud kihiga, et annab siis sooja ka ja paned siis gaasikiirguri või nii edasi sinna alla, siis on soojem. Aga kas midagi. Ja siis kui paremini mul see siin sätitud on, siis vaatame. Et pakis hetkel selles pakis on nööri ja alati muidugi hea kõikidele teile, et võtke autosse vaiasid ja igasugu kinnitusi. Kunagi ei tea, kui vaja läheb, et mul on nüüd see kohver, siin on mul tagavara vaiasid, kinnitusi, kõike, et nendega on hea majandada siis. Sul seal tuult ei ole enam, jah? Mina saan nüüd siin tuula vaikselt toimetada ja mis ma siis siin tegin, ega kui teil on tarp olemas, suure tarpiga saabki ka ju väiksemaks seda teha, et tarpidel on neid aasasid üksjagu, kui aasasid parasjagu seal ei ole, kus vaja, siis võtad lihtsalt nööri ja seod endale siia ühe sellise tuti ja väga hea, kui on auto peal neid kumme konksudega, nendega on tegelikult väga hea ülevalt poolt fikseerida, siis need on need nagid, mis käivad muidu tipitelgi posti otsaga, kuna tema see nii-öelda jõudlus on hoopis parem kui pesulõksul, haare ja tugevus, siis temaga saab siit trimmi tõmmata, mitu kihti niimoodi üksteisega ära ühendada, et nad ei laperdaks siin. Ja alla mõned vaiad, siit sain endale õppetüki, mul on täna ainult need pehmed ja peenikesed vaiad kaasas, aga pean autosse panema ikkagi mõned need talvised jämedamad. Et üldiselt lõkkeplatside pinnas on ju väga kõva, et sealt nagu niisama pehmeid läbi ei murra või lähevad nad kõveraks. Et jah, selline see on, et võtke alati nöör, olgu kaasas autos, siis igasugu kinnitusi. Mul on siin praegu pesulõksud ja asjad ja vaiad ja need kummid. Et niimoodi saab kiiresti, saab ka terve seina ju ära teha ja nii edasi, aga mul ei ole väga vaja. Vot seda siis. Preilil on siin oma fancy laptoppe. See on selline juppidest käib kokku. Lego. Üks jupp ja teine jupp ja siir on ka või? Ei, hiir jäi koju. Hiired liiguvad siin ringi ka, et
jah, vaja siis püüan. Ja noh, ilm on, ütleme, et selle suve keskmine hea, ütleme, keskmiselt hea. Ei, muidu on väga okei, lihtsalt tuul on. Ja ütlengi, et no 5 meetrit sekundis või rohkem siin. Ma arvan, et siin on rohkem. Siin on rohkem või jah, seal äpis näitab nii, aga noh, vähemalt ei saja, satikaid ei ole. Selles mõttes 5+ ja toimetamiseks on väga hea. Ja lihtsalt infoks ka veel, muidu jääb võib-olla mainimata, et sellel lõkkeplatsil on siis 2 sellist kenat lauda, üks on varjualusega. See kõik on vist tehtud, ma arvan, aasta-poolteist tagasi, sest muidu siin niimoodi minu mälu järgi ei olnud nii kenasid asju. Ja prügikast on siin. Siin ei ole tualetti ja siin ei ole puid. Kes tuleb, siis teate. Seal teises ka ei ole tualetti ega puid. Seal on lihtsalt samamoodi istumised ja lõkkekolle. Et siis tuleb kaasa võtta. Nüüd mina ei saa seda nalja teha. Ühesõnaga, mul oli üks nali siin ka. Ühesõnaga, me teeme tööd veel 15:39. Poja magab juba päris pikka aega, et see ongi see õues. Jah, 1,5 tundi. Kodust magab ta 0,5 tundi ja siis ei maga enam, ärkab üles ja jälle toimetame ja siis jälle kussutame ja Preili kussutab muidugi. Ja, kussutab 0,5 tundi enne magame, siis hakkab 15 minuti peast üles, teeb silmad lahti. Aga mis nüüd? Mängima? Ei, tegelikult tahaks magada ikka. Aga no magama ka ei jää enam. Jah, neil on see vanus hetk, see ongi uneregressioon oli veel see nimi, et neil on see oskus on veel puudu ennast ise magama panna ja siis vajavad abi. Nii, aga nüüd vahelduseks üks paus ka töö tegemisel. Poja veel magab endiselt. Preili jääb nüüd siia pojaga nautima seda päikest. Või mis see? Jah, päikest ja tuult. Jah. Mul vist mikrofon ei tööta. Praegu ei tööta, aga noh, küll me ta tööle paneme pärast nupust, siis kui rohkem siin nüüd kahekesi räägime. Et ma lubasin ise nüüd endale ja Preilile, et ma käin selle raja läbi. See rada ei olnud pikk rada, ma lähen praegu algusesse ja siis teeme selle ringi ära. Nii, hakkasin juba mööda seda sõiduteed minema, aga rada läheb ju siit metsa alt. Siit samast nüüd olengi keset rada matkaraja keskel. Ehk siit siis nüüd paarsada meetrit algpunkti. Seal vaatame infotahvlid üle, mis kirjas on ja siis alt kaudu raja lõppu ja ülevalt pidi tagasi. Siit siis piiludki nüüd vahepeal paremale nii palju kui võimalik, et järve näha. Muidugi see meie praegune lõkkeplats on selles osas kõige parem. Et avanev vaade on kõige selgem. Seal alguses, varsti näete, seda ilusat vaadet ei ole. Aga jah, siin metsa all niimoodi kõnnid männikus, väike männiriba. Kõrval on siis see kruusatee ja siis peab muidugi ette vaatama, et lastega ettevaatlikult, sest siin on ju kohe põhimõtteliselt langus. Paljandi peal kõnnin praegu. Et jah, siin siis tähelepanelikult lastega. Mõnes kohas vaja ka jalg ette vaadata, et ei saa ainult vaateid nautida. Muidu 112 kaudu siia kiirabi kutsuda on ka tüütu. Tulevad, ma ei tea, kust Elvast äkki või? Kas Elvas on? Elvas on küll, jah. Ja võtta olengi nüüd algpunktis. Siin on siis teine ilus, uus kena lõkkeplatsikene mitme istumisvõimalusega. Meie selline suur peretelk ja kelle iganes peretelk tegelikult kõige paremini mahubki siia. Turvalisem ka, aga vaadet ei ole. Et siis sellega arvestate. Aga muidu väga kena. Et jah, see on tegelikult liiderprogrammiga.
valmis saanud Elva vallavalitsuse poolt. Aastat seal ei ole. Aga ikkagi üpris uus on see siin. Ja ametlik nimi on siis Tamme-Paljandi matkarada. Praegu oleme siis siin algpunktis. Auto ja olemine on hetkel siin. Ja siit ma siis tulin praegu siia punkti. Ja nüüd ma lähen siit alt kaudu, vaatame neid Paljandeid siis ka altpoolt. Tamme-Paljandi matkarada. Siit temal läheb allapoole. Allpool on huvitavam. Et siit altpoolt siis avaldub ajalugu. Ajalugu siis uusarheoloogidele, mida siis peale kraabitud sümbolid räägivad. Noh, ja kes siis kui kõrgele ronib. Vaatasin, huvitavad need augud. Et nüüd jäingi ise vastuse võlgu. Kas need ongi, mis augud need täpselt on? No, panen siia juurde jälle, kui targemaks saan. Aga jah, selline tore, kus on tegelikult, ei tea, kas see on veega töödeldud või mis putukad sellist tööd teevad, see on päris tugev ka ju. No näed, kui tekib küsimus, et midagi on vaja uurida, ega siis tuleb ju ka vastus ja siin järgmine silt juba kohe räägibki sellistest tegelastest nagu kaevurherilased ja teised väikesed loomakesed, et suuremad augud on arusaadav, on kaldapääsukesed, aga kaevurherilased, no ma ei teagi, need kõik augud ongi nüüd kaevurherilaste poolt, seda peab nüüd jälle üle uurima muidugi, aga jällegi väga vahva teadmine. Kuna selle Võrtsjärve kallas on niivõrd kõrk ja rohke ja võsa on siin ka üpriski suur, tihe, isegi siit altpoolt väga järve ei näe. Et siit teiselt poolt näed, ülevalt kaudu tulime, siit me kõnnime, järv jääb siis sinna. No, et siis me käisime jah talvel veebruarikuus. Siin siis oli vaade hoopis teine muidugi, aga noh, mis seal ikka. Kunagi võib-olla laen selle video ka üles, et kuidas siis me siin toimetasime. Aasta oli 2022. Tollest videost muidugi mäletan seda, et me siin kuskil raja peal keset talve siis tegime väikest kehakinnitust ka. Mul oli kaasas konservikarp, sinna sai piiritus vist sisse ja pulgad läksid konservi topsi peale siis nii-öelda ja sinna siis sai omakorda pulkade peale poti pandud. Et niimoodi sai siis selle piiritusega vett soojendatud ja mingisugust toitu tehtud. Mul on võib-olla mõni foto. No näed, üks heinarull ära eksinud. Ei tea, kas nüüd siit, ei no siit poolt nüüd kindlasti pole tulnud, eks ta järve pealt ole tulnud. Kuidagi teiselt poolt Mulgimaalt põllumehe hein jõudnud siia Tartumaale üle järve. Aga jah, siin nii-öelda on üks jagu seda paljandumist näha ja vaadata, natuke ka laudteed, et tulijatele siis siin lihtsalt väiksed katkendid rajalt ja vaadata ka muidugi, kuidas mõned männid kasvavad. No, see on see olelusvõitlus ellujäämise nimel. Et kui vahest mõtled, et kas see puu kuskil ellu jääb, et kas tal on piisavalt vett ja toitaineid, aga noh, mõni mänd peab ennast siit niimoodi juurega kuskil mööda seda paljandit alla ajama, siis juurduma. Noh, okei, midagi veel ülevalt saama, aga kõik ju selle vee uhtumisega, toitained, kõik muu ju pigem erodeerub siia alla. Ja siis seal üleval tal ei olegi ju väga võtta midagi, siit pigem alt. On ju siin toitaine rikas settekiht peal. Kujutan ette, et see rada on siis kevadel üle ujutatud jää ja lume sulamisega. Et siis siin allpool on ju toitaineid rohkem. No, siin on mingisugune koobas. Näed, ja olemegi Lõkkeplatsi kohal. Jah, tulime Lõkkeplatsile. Jah,
Ja nüüd ma mõtlengi seda, et ma panen üles siia selle ääre peale selle peretelgi. Siin on juba uuristatud süvik ja siis ärkame hommikul üles ja hopsti, oleme all. Või siis keset ööd tuleb Ameerika mäede, kus telk tuleb koos liivakiviga juhti alla korrusele. Aga sul on nüüd mikrofon väljas jälle. Nii, nüüd ma ühendasin su ära ka. Nüüd sa saad rääkida. Jaa, saan küll. Mikrofoni test. Kas minu all on süvik või pinnas? All on süvik. Aha. Jah. No ma väga ääre peal muidugi ei ole, aga okei. Siit saad alla lasta kelkuga, jah. Pepuga. Aga ära lase. Valus. Ai. Vist jah. No võt. Nii puuoksed on ees. Aga nüüd see näitab, olen juba poolel rajal. Pool rada läbitud. Pool matka tehtud. Noh, aeg on pausiks. No me siin videos ütlesingi, et me siin kuskil talvel panimegi sproti kilu topsis selle piirituse põlema. See oli vist suht seal otsa peal. Oi, no võt, tema mäletab täpsemalt. No, varsti näeme. No varsti näeme. Mäletab täpsemalt, mina ei mäleta enam, kus ma selle kilu karbi siin piiritusega põlema panin. Vot nii. Näed, nüüd kadus teine mikrofon ära. Et selle kaamera ja mikrofoni vahe vist siin saabki olla mingi, ma ei teagi, 50-60 meetrit. Ja, muidugi pinnase kõikumised ka määravad ühenduse kvaliteeti. Vaat, siit lugemist. Ja. Mis siin siis veel lugeda on? No, väga huvitav oleks lugeda näiteks mingisuguseid metsavendade kandeid, et aasta oli siis 1946. Mingisugune metsavend oli siin. Vot, mingi märk maas nimega. Aga noh, mis siin siis on? Siin on 2001. Natuke hästi säilinud. Seal on 1964, miskid 63 ja noh, ega kes siia sisse viitsinud uuristada, siis selle info siis siin talletub. Siia nüüd paned niimoodi tarpi ette, saad ööbida, on ju, iseasi kui ohutus on ja et pole juhtunud, on ju, aga noh, tõenäosuste mäng, et juurest ikka on huvitav vaadata ja noh, igasugused varisemised asjad on ikka, et vähe tõenäoline, aga ikkagi mingisugune protsent tõenäosust on. Mingiseid tükke ikka kukub. Siin on näha, et varisend. Nii, aga kas siit saab ka järvele lähemale? Lähen vaatame. Saab ikka, noh, siin on tõenäoliselt paadiga peale minemise võimalus. Iseasi, kuidas see paat siia tarida või mis paadiga tegu. Aga noh, jälgid järgi on näha, et kuskilt mingi massinaga on tuldud. Ja siit ju murrab vist täitsa peale. Ja. Vaat selline. Noh, siit kuskil kaugemale ukerdama ei lähe. Teade värk. Jah, see viimane raja osa on siis masinaga ka mingis mõttes siin läbitav. Eks siis mingisuguse käruga tullakse ja minnakse siis paadiga peale. No vot, sealt ülevalt nüüd põllu poolt saab mingisuguse 4-rattalisega siia ligi, aga matkarada ise läheb siit nii-öelda külje pealt vaikselt jälle väiksele rajale ja eks nüüd seda kaudu siin ettevaatlikult jõuamegi siis lõkkeplatsi juurde tagasi. Aga jah, raja peal peab täitsa ettevaatlik olema, siin näed. Kraav on ju kohe kõrval ja rada siin on nii-öelda kaldrada rohkem. Kui vot, rajal on vähe käijaid, siis kasvab teine kinni. Et siit siis ikka üleskutse, et tulge siia matkama. Või noh, hea väike peatus teha.
autoga, väike eine, vaade, teete vurate läbi, siis lähete kuskil edasi. Noh, vaadet on ka ikka, päris ilma ei jää. Ja kui vaatate, vaadake ettevaatlikult ja silmad ikka üles ja alla. Ja kujutan ette, kui päike loojub sinna nii-öelda mulgimaa lante taha, siit ilus vaadata. Ja noh, kus on ilus vaade, seal ka lõket ja suitsumehi. No vot, siia keegi siis võib-olla on ka mõne telgikese ära mahutanud. Siin jah, selline avaram. Mulle tundubki, nagu siin oleks miskit olnud. Noh, miks mitte siis vaikselt niimoodi. Ja ega peakski hakkama juba siis lõkkeplats paistma, midagi veel kõndida. Kõrval siin kombain muudku müttab. Praegu on kuivad ilmad ja saaki võtta. Ja mis kõige tähtsam, kui matk on tehtud või on väga pikk matk, siis ikka natukese aja tagant või matka lõpus vaadake ikka oma püksid ka üle. Alati on hea, minul on täna heledad sokid, alati on hea panna püksisääred soki sisse, sest mõni pukk võib alati kuskil peale võsaseid radu külge jääda. Nii et see on vajalik harjumus kogu aeg vaadata ennast igast nurgast üle. Tundub, et mul vedas või ma lihtsalt ei pane tähele. Siin me nüüd siis naudime. Mina tulin matkarajalt, poeg tuli söömast. Unen tema alt söömast. Jah, meil on mõlemal siin väike puhkehetke. Võt nii. Ei ole viga siin, täitsa hea. Sätikaid ei ole, alguses päeval tundus, et parm hakkab palju olema, aga noh, see tuul ja kõik muu, et üldse see aasta on väga hea aasta. Sinul on siin nüüd oma mänguasi, jah? Emme pani su paksult riidesse ja ega hakkab sügise poole kiskuma juba. No sügise tuulega küll, jah. Aga jah, väike haigu ja temal on jah selline nüüd selle Babyborni tooli külge käiv asi ja sellega on tal juba siin huvitav nikerdada. Vaikselt juba nikerdab. Aga emmel on nüüd see au ribi ära marineerida, maitsestada, ütleme ausalt siis maitsestada. Ja ega see tuul vist siin täna ei vaibugi. Eks me saame hakkama. Ööseks me ei hakka jääma, jah. Ei ole seda telki siia mõtet enam panna. Me muideks telgime varsti niikuinii siin vähemalt vist 3 ööd erinevates kohtades. Heal juhul juba varsti. Et siis sellega on juba nagunii meil plaanid paigas. Täna naudime niisama siin veel. Siis lähme koju ühel hetkel. Ja. Aga jah, ega meil nüüd siin mingisugune kodus ette maitsestatud liha ei ole. Selle ma kunagi Rimist võtsin. Vot. Siin on vist 2 kihti isegi või? Jah. Et laseme veega üle. Ja siis tükeldab ära. Ja siis ikka natukene pesema. Vot nii. Et ei hakka siit eraldi, mõned tõmbavad siit seda naha osa ka maha, aga noh, las ta olla peal. Ja ega meil maitseained on nagu on sellised, seal mingi liha ja pipar ja siis seal on sool ja mul on mingi maitseürdisool ja milleks mul on seal mingisugust isegi maitse rohelist. Et sellega proovime ära nikerdada, et lihtsamalt seekord. Ja noh, siin on meil mingisugused asjad ka, ketšupit ja näed, Reili pani kaasa sellise barbecue ketšupi või kastma ostsin sealt Lidlist. Okei, no näed, no asi läheb kohe huvitavamaks.
granaate ja see läks peale nüüd, kui on küps, siis seda tuleb peale panna, pintseldada või kuidagi nii. Et selline maitse juurde granaatõuna kaste lihale pintseldamiseks. Jälle peseme. Ma nüüd ei mäleta, kas ma olen näidanud, aga vot selle kaasaskantava grilli jooks siis leidsin sellise vanakooli diplomaatkofri. On täitsa hea mõnus. Ja siia siis mahub see sisse. Ja kuna autosse palju sütt korraga kaasa ei mahu, siis kuna meil on kasse, siis need kassiliiva kotikesed on hea söe kaasa võtmiseks, et suurem kott on kodus ja siis niimoodi natuke kaasa. See nagu natuke aitab ka, eks siit ikka tuult puhub, et positiivne on see, et puhupistoru pole vaja, et nende biotablettidega, kui ikka juba hõõguma hakkab süsi, siis ta läheb järjest edasi. Saab õigel ajal lihtsalt ribi pääle panna ja muidu põleb liiga kiiresti ära. Pojakese vankerdasin magama, siin hea käia, paarsada meetrit ja jäigi magama. Ribi siis maitsestatuna on hetkel selline, päris tuuline jah. Ma sain aru, et õhtuks pidi tuul vaiksemaks minema, aga vastupidi tundub, et ei tea. Aga see praegu ei sega, paneme ribi pääle ja küpsetame oma asjad ikkagi ära. Ribi kõrvale vast on kõige mõistlikum oma ja suvikõrvitsat lõigata. Meie kaamera on jokis ja ma ei teagi, vaatame panni peale, võib-olla teen kuubikuteks ja selles mõttes on hea noaga sellist tööd teha. Ribile sai siis mõlemale poole seda kastet nüüd peale pandud, selles on siis suhkrusisaldus ka sees, et see siis peaks kristalliseeruma ja annagi siis sellise hea pindmise maitsekuse, et kasutasin näppu, piitslit ei ole, siis näpud aitavad. Sound check töötab. Selge, siis on jah. Mis peene roog meil täna siis on? Vaatame, kus ma nüüd selle päikse kätte saan. No mis siin on, ega friikartulist oleme täna priid. Muidu on ju friikartul on ka üks tegelane, selle asemel on suvikõrvits ja kurk. Ja ongi ribi. Kui vaja saab veel leiba pääle, aga meil ribi nüüd on, et vaatame, paneme kastet ja seda ketšupit, barbecued, kui vaja, aga noh. Kuidas ribi maitseb? Mul see granaatõuna pealmine kiht on väga hea, on ka hapukas, magus. Preili on väga hästi maitsestanud ka ribi, et on tunda seekord. Mina tavaliselt panen vähe maitseaineid ja ma alati mõtlen, et teemid natuke pead rohkem panema soola või natuke rohkem midagi veel, et alati. Aga preili oleks pidanud natuke vähem panema, jah? Aga praegu on täitsa hea. Ei, no minule meeldib. Okay. Minule meeldib, kui on natukene maitsekam. Eks me siis proovime siin erinevatel viisidel. Kuidas sulle tundub? Täitsa hea selline magus maitse. Jaa. Ja tema siis seal meil natukene ootab nüüd. Ärkas üles. Tal tuleb jälle ka söögiaeg peale. Et me söömegi ära ja siis nemad lähevad autosse ja mina siis pakin. Et niimoodi siis peale söömist. Aga praegu naudime. Kell on 3:08. Väikest loojangut me vist ära oodata ei jõua. Jah, õnneks ei ole veel need õhtud nii lühikesed, et ma ikka mäletan
korilasena, kui nii augusti lõpp käes, siis oli juba seal 8:30 ja nii edasi juba pime. Ja vahest olid need õhtused korjamised veel. Ja siis vaatasid kiiresti metsast välja. Ja noh, praegu on veel hea. Nii kaua kui veel emme sööb, ootame, teeme aega parajaks, siis hakkad sina sööma. Ja sinul läheb muidugi veel aega selle ribi saamiseni, et kuna see ribi jõuab temani homme, et ribi maitselist linnapiima saab homme. Ülehomme ka võib-olla. Ülehomme ka, natuke pead ootama. Ja. Aga seis nüüd ongi selline, et autos käib siis söömine noorhärra poolt ja mis siis ikka. Mina pakin nüüd selle nodi kokku, pesen värgid-särgid ära ja kõik siis jälle vinks-vonks. Ega see plats on siin ilus. Noh, praegune vaade on lausa imeline siin istuda ja nautida. Ja võib-olla praegu ongi tegelikult just niisama olemiseks see plats hea, et see muidu on päris tuuline. Et kui nüüd siit kõnnid sinna põldude vahele, siis on nagu oluliselt vaiksem. Aga just see plats siin on päris tuuline. Et ega telkida praegu ei viitsikski siin nii-öelda. Aga niisama olla 5+ ja seda me siin veel oleme. Ja siis vaikselt veereme siis linna poole tagasi. No vot, seal juba siis söömine tehtud ja kiired sööjad. Kiire sööja, üks sööja, teine söö ära juba. Teine söö ka kiiresti. Ja, see on jälle rahulik, mõnus olla. Nii. Ja. Läks nii. No vot, igatahes nüüd oleme peaaegu ennast jälle ilusasti kokku pakid ja ongi siit viisakas ja kena punkt jälle sellele loole panna. Et auto on meil trimmis-trommis, oleks nagu telkimiseks valmis ja olemegi alati. Et sellise põhimõttega ta mul praegu täis on. Katusepoks on ka täis. Ja nüüd lähebki veel vanker ja pisike läheb oma sinna drooni ja vot nii. Miks midagi? Vot siis vahelduseks jälle nii järgmine video tõenäoliselt juba telgime ja vaatame, kas seeni ka tuleb. Ja, aga seniks siis side lõpp ja varsti näeme jälle. Tšau! Tšau! Õpp!